Nii, et me muudame suunda. Läheme nüüd hoopis Egiptusesse. Hämmastav. Milline edasiminek? Pole kunagi Egiptuses käinud. Ärkan täna hommikul üles. Ka Egiptuse vetesse sisenemine keelati. See ei ütle otseselt, et see on sellepärast, et me oleme geid, aga see on sellepärast, et me oleme geid. Atlantise kruiisile on keelatud sisenemine Türgisse, Egiptusesse ja võimalik, et ka mõnda teise sadamasse. Ma ei tea, kas neile keelati sissepääs geide pärast või Patti LuPone pärast, sest ta on ise üsna tüütu, aga need geid peavad aru saama. Ma ei tea, kas sa oled uudiseid näinud, aga mitte ainult ei lubatud sellel Atlantise kruiisil minna Istanbuli, Türgisse, sest me olevat vastuolus riigi moraalinormidega, vaid nüüd on meile keelatud ka sisenemine Egiptusesse. Šokeeriva pöördena selgub, et islamistlikud riigid ei taha, et geikruiisid nende sadamatesse saabuksid. Jah. Sa kuulsid mind õigesti tänases episoodis. Kui sa oled kveer, kes toetab islamit, oled sa rumal. Noh, see on see lugu. LGBT kruiisile keelati sissepääs mitte ainult Egiptusesse, vaid ka Türki, sest arva ära miks. Nad ei taha, et sajad ja tuhanded geid randuksid nende kallastel päevad pärast seda, kui LGBT kruiisil keelati Türgit külastada. Laevale keelati sisenemine asendussadamasse Egiptuses. Selle operaatori sõnul pöörati Virgin Voyages'i Scarlet Lady laeval toimuv charterkruiis vahetult enne Egiptusesse saabumist tagasi. Rich Campbell, Atlantis ürituse president ja tegevjuht, ütles USA Today'le e-kirjas. 10-öine Vahemere kruiis väljus 5. juulil ja pidi Aleksandrias randuma 9. juulil. Aleksandria ja Kreeka saar Kreeta lisati reisiplaani, et asendada mitu planeeritud päeva Türgis. Meile anti täielik luba Egiptusesse saabumiseks vaid 4 tundi enne seda, kui pidime sinna jõudma. Pilodile ja tolliametnikele öeldi, et laeval ei lubata sadamasse siseneda. Selle otsuse kohta ei antud mingit selgitust ja me oleme väga pettunud. Ma võin sulle selgituse anda. Egiptus ei taha, et tuhanded geid nende sadamasse saabuksid. Lihtne, sest nad vihkavad geisid. Aga tead, mis minu jaoks kogu selle asja juures kõige hullumeelsam on? Need geid on tegelikult selle üle üllatunud. Sul on videote otsa neist meestest, kes on sellel kruiisil ja küsivad, kuidas nad said seda teha. Ja see on nagu issand. Inimesed usuvad siiani tegelikult peavoolumeediat. Nad tõesti arvavad oma ajurakkudega, et islamistid lihtsalt aktsepteerivad geisid, kui nad ilmuvad kruiisile, sest kõigil peaks olema õigus külastada. See on nii naeruväärne. Ja ausalt öeldes on see üsna igav. Ja ausalt öeldes on see üsna väsitav. Igatahes, vaatame kogu selle katastroofi kaadrid üle. Tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen teie saatejuht, Meira ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu. Kirjutage selle video alla, et liituda meie liikumisega ja teha erinevaid asju. Meil on nii hea meel, et olete siin. Me seisame vastu peavoolumeediale, mis on hullumeelne ja segane. Ja te juba teate seda. Nii et tere tulemast. Te olete nüüd osa meie liikumisest. Geikruiisi verskindus. Okei, olen praegu geikruiisil, millele türgi keeles sisenemise. Ja noh, mis siis? Keda huvitab? Kui tahad head juukse siirdamist, mine Lõuna-Koreasse. Nii et me muudame suunda. Nüüd läheme hoopis Egiptusesse. Hämmastav, milline edasiminek. Ma pole kunagi Egiptuses käinud. Broneerisin ekskursiooni püramiidide juurde. Ärkan täna hommikul üles. Ka Egiptuse vetesse keelati sisenemine. Ei, siin ei öelda otseselt, et see on sellepärast, et me oleme geid, aga see on sellepärast, et me oleme geid. Ja see lihtsalt hämmastab mind, sest ma olen sellel imelisel laeval, tervitused Virginile, uskumatule kruiisifirmale, koos 1900 imelise mehega. Ma töötan Atlantise heaks, parim geikruiisifirma, mida sa kunagi leiad. Ja nii Virgin kui ka Atlantis hoolitsevad selle eest, et meil oleks suurepärane aeg. Ja nii ka läheb. See ongi kogu gei kogemus. Lõbutsemine ka raskuste kiuste. Aga see ongi nii, et me oleme liiga geid, et tulla teie riiki palju raha kulutama. Mul on vist 3 mõtet. Esiteks, ma tahaksin kuulda nende arvamust, kes ütlevad, et meil pole vaja geiparaadi. Kas pole? Teiseks, kui sa oled riik, kes seda vaatab ja sul on mere äär, siis sina korraldad, meie reisime. Ja kolmandaks, Patti LuPone on laeval ja ta oli vihane, kui sai Türgi kohta teada. Ma olen tõesti hirmul Egiptuse riigi pärast, kui ta ärkab ja sellest teada saab. Ma ütlen sulle, kes ei karda, Egiptuse riik, sest tead mis? Läänemaailmas võidakse sulle öelda, et kõik tahavad tuhandeid geisid, aga tead, kes ei taha? Islamistid. Islamistidel pole mingit huvi, et nende riiki tuleks 2000 geid ja kõnniks ringi väga silmapaistvalt. Pole mingit huvi selle vastu. Ei meeldi neile, ei usu sellesse, arvavad, et see tähendab, et oled uskmatud. Nad arvavad, et see tähendab, et sa peaksid olema... Neile see ei meeldi. Neid ei huvita sinu raha, nad arvavad, et oled kohutav inimene.
Nad tegelikult arvavad, et sa ei vääri sellel planeedil olemist. Nii kohutav inimene sa nende arvates oledki. Ja selle mehe illusioon oli umbes selline, aga me oleme siin, et raha kulutada. Islamistid ei hooli rahast. Ausalt öeldes on seda vaadata piinav ja samas ka naljakas, sest see on nii reaalsusest irdunud. keset ookeani kruiisilaeval lõksus olles hakkab see juba rahvusvahelistesse uudistesse jõudma. Räägime sellest. Atlantis Cruise, mille pardal on 2000 meest ja Broadway legend Patti LuPone, on saanud keeldu Türgilt, Egiptuselt ja võimalik, et ka mõnelt teiselt sadamalt. Nüüd, ma ei tea, kas neile keelati sisenemine geide pärast või Patti LuPone'i pärast, sest ta on ise ka üsna tüütu. Aga need geid peavad aru saama, et teil on õigused siin Ameerikas. Ma tean, et teile meeldib teeselda, nagu teid rõhutaks ja oleksite ohvrid, aga nüüd te mõistate, et teised riigid on palju rohkem maha jäänud. Mul on sõpru, kes on käinud geikruiisidel, neil on seal lõbus. See tundub nagu üks suur geippidu, joomine ja liiderdamine. See poleks minu jaoks. See tundub nagu ujuv ahvirõugete kolle. Ma läheksin pigem Titanicule, sest vähemalt kuni nad jäämäele otsa sõitsid, oli seal kõik üsna peen. Aga need geid on oma kajutites laeval ja postitavad videoid, nagu oleksid nad mõne kohutava vihakuriteo ohvrid. Minge jooge, nautige elu ja ärge oodake, et teistes riikides oleksid samad seadused ja kombed nagu Ameerika Ühendriikides. Loodan, et see pani teid asju rohkem hindama. Pagan küll, täpselt nii ongi. Daamivaenulikud reisijad kuni LGBTQ reisijateni. See väljus Ateenas Vahemere ringreisile, kuid on 2 planeeritud sadamat, kuhu see ei peatu. Türgi ametnikud, kui dramaatiline ja samas mitte see postitus oli. No kuulge, CNN, te suudate paremini. Ma tean kindlalt, et te suudate paremini. Vaatame, mida see mees ütleb. olgu internet, väike uuendus teile. Ma tean, et ma postitasin hiljuti, kui põnevil ma olin, et saan minna Egiptusesse, sest see on olnud mu soovi nimekirjas juba pikka aega. Ma olin põnevil, et saan selle ära teha. Aga ma ei tea, kas olete uudiseid näinud, aga mitte ainult ei lubatud sellel Atlantis Cruisil minna Istanbuli Türki, sest me ei vastanud riigi moraalinormidele, vaid nüüd on meile keelatud ka sisenemine Egiptusesse. Kesketenduse esinemiskatsed pidid täna algama, need toimuvadki täna. Mina ei ole seal, me oleme sisuliselt keset ookeani lõksus. On hullemaid kohti, kus lõksu jääda. Ma olen selle võrdkiigega suureks sõbraks saanud. Me oleme lõksus. Vaata meid. Te ei ole lõksus. Te olete pagana laeval, mis suudab teid toita ja majutada ja te peate lihtsalt minema islamistlikus riigis asuvasse sadamasse. See ei tohiks olla liiga keeruline, ma arvan. Sel nädalal. Aga see lihtsalt tuletab mulle meelde, et mõnikord inimesed külvavad nii tugevalt vihkamise seemneid, et nad ei pea enam ise neid seemneid lõikama. Ja tihti kulutame meie kui väärikogukond nii palju aega, vaeva ja energiat üksteise vihkamisele, üksteise mahategemisele. On inimesi, kes aktiivselt vihkavad meid ja võtavad meilt õiguse ära. Ja see, kallid, see ei ole õigus. Kuidas ma seda ütlen? See ei ole õigus, et sa saad külastada riiki, mis nõuab inimestelt teatud tingimusi, nagu viisad ja nii edasi. Kui riik ei taha sind vastu võtta, siis nad ei võta. See ei ole gei õigus ega inimõigus. Aga asi on selles. See on osa sellest, mis teeb kogu selle loo minu jaoks nii uskumatult frustreerivaks. Kui sa oleksid tegelikult lihtsalt aus inimene, siis sa ütleksid, vaata, Türgi ja Egiptus on mõlemad islamistlikud riigid. Islam vihkab geisid. Ma arvan, et see tõestab nüüd, kui palju nad geisid vihkavad. Olgem kõik ausad, need riigid vihkavad geisid. Ei. Oh jumal, me oleme lõksus. See on nii raske. Nad ei maini seda islamistlikku asja. Neid ei huvita selle teema puudutamine. Nad lihtsalt ütlevad, et kuulge, maailm vihkab meid. Ei. Enamik maailma ei vihka sind. Need on islamistid, kes seda teevad. Aga kui sa jätkad sellise ohvri mängimist, hakkad sa paljudele inimestele tõesti närvidele käima. Geimehena on see lihtsalt... Väga raske kuulda. Mida on raske kuulda? Ma tean, et selline eelarvamus pole sellistes riikides midagi uut. Ja ilmselgelt ei taha ma minna kuhugi, kus jagatakse selliseid vaateid. Aga sa ei saa lihtsalt jätta tundmata, et selle praeguse valitsuse ajal tunnevad inimesed üle maailma end julgemana selliseid asju teha. Ja see on lihtsalt tõeliselt kohutav. Ma tahaksin loota, et maailm liigub edasi, aga kuidagi tundub, et liigume hoopis tagasi. Tead mis? Selle asja iroonia, selle video iroonia ongi see, et see on just selle valitsuse pärast. Wow. Ainus põhjus, miks sa saad minna geikruiisile on see, et Ameerika ja selle praegune valitsus on nii avatud lääne vabaduse ideaalidele, et sa saadki seda teha.
50 aastat tagasi, 100 aastat tagasi, see oli ennekuulmatu, aga sinu riik, jah, sinu valitsus on osa sellest, mis selle muutuse tegelikult tõi. Need on teised riigid, need mitte lääneriigid, kes ei usu, et sul peaks olema see vabadus. See on nii uskumatu, et selle asemel, et sa nimetaksid islami selleks, mis see on, teed sa sellest kuidagi oma valitsuse teema. Sellest saadki aru, et meedia on sind hulluks ajanud. Meedia on pannud sind mõistust kaotama, sest sa oledki mõistuse kaotanud. Mind ei huvita, kas sa oled gei või hetero, aga kui sa arvad, et Ameerika valitsusel on midagi pistmist sellega, et Egiptus keelas sinu geikruiisi ära, siis sul on meil palju õppida. Igatahes, ärge unustage, olge radikaalselt ratsionaalsed ja aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.